käis, et mees saaks korralikult toituda ja vitamiine, kõrsikuid. Nemad teevad kõrsikuid ja saavad kasutavad ka kõrsikuid. Romek Velt, 36 aastat, 1,87 m, 135 kilo. Nii et üks rassimaid mehi täna. Soovin teile edu ja ilus ilm on tänava võistlejatele kaardades, võistlus on 500 ja tõsine päev saab olema. Saab selle paremini liikuma ja esialgu tuleb väikeste sammudega tippida ja siin tuleb kasus ka see, et vastaskäsi, vastasjalg, et koordinatsiooni on vaja. Mareks tegi esimese aja ette, Kaido teab väga hästi, mis see aeg seal on, et praegu liigub sujuvalt väga hästi, ergutame enda Eesti mees praegu võistlus tuleb. Täna võib öelda, et on praegu siin Eesti pealt Läti maavõistlus käimas. 9 meest võistlus tuleb, 4 lätlast, 5 eestlast. Ja Kaido lõpetab nii ja sai ära kirja, et oleks võinud olla natukene pikem see sõrm. Oleks saanud parema tulemuse üle sekundikese, aga 38-20. Nii et praegu sai Kaido parema tulemuse. Võtame nüüd, et need, kes räägivad, et vanus segab sportima, siis näete, mehel 52 aastat vanus tõmbab 9 tonnist rekat, mingit probleemi ei ole. Natukene üle 100 kilo kaalu mehel. Läheb, lasi keha allapoole, väiksed sammud. Oot niimoodi, väiksed sammud, keha allapoole. Hästi läheb vanusel. Iga mees ikka 9 tonnist rekat ei vea, ergutame. Meil on väga lihtne mõnus olemine seal. Nii, fikseerime siis tulemuse. Tähtis on see, et liiga keegi endale ei tee, et traumat ei saaks. Põlvetappel kahjuks meil Sten Karo sai väikse trauma. Nüüd fikseerime ära siis selle tulemuse. Vile on kõlanud. Reka hakkas liikuma. Ja ergutame. Ja läheb, pool distantsi on juba läbi kohe. Nii on see raske koht, siin jäid mehed pidama, siin tekkis see moment. Ja siin ka teeme aplausi praegu siis Indarsile, vabandust Jaanisele, Indars on lõpetanud. Et siin tuleb ka tulemus siis sentimeetrid, et kes keda nüüd. 8-0-0 täpselt. Selle kasuks, et Romek läheb peale 3 etappi liidriks. Aga enne kõik on võistlus vaja lõpuni teha ja ergutame nüüd Romekit, võistlusvile on kõlanud ja Romekil reka liigub ilusti. Pane tempod, tipi väiksemad kui sammud. Ja ergutame, Romekil on kehamassi ka seda 135 kilo, et üks raskemaid mehi täna ja ta teab aegasid juba ees siin, et Kaido tipi kiiremini. Ära vaata. Suur liikumine kiiresti ära. Anna tempod küll! Viska lõuni! Mida näitab koominikus toopel? 33-97. Nii et siit tulid väga... Teab, mis raske selles vanuses. Ja praegu juba, kui mees on 1,91 pikk, siis kui mees siin veel aastaid edasi võistleb, siis kindlasti tulevikus 50+ kilogrammine mees võib olla. Ja võib-olla kuuleme temast veel siin ka maailmapildis. Kuid nüüd noor vägilane on võistlustules ja ergutame noort vägilast, et siit tulemus tuleb kirja. Igal juhul algus on tehtud, reka liigub. Ja ergutame. Давай, отпрекшу, Ера, отпрекшу сама, без эмпа.
Davai tā, uz priekšu. Priekšu ar rokām vairāk. Ergutame. Natukene veel, siis 7.97 oli. Davai, nebeidzi. Tagad centies vēl. Jā, vod uz priekšu, kādies. Ja natukene veel. Ja Mattias Viljamaa järgmine võistleja ja peale Mattiast siis Taavi Toom, kes võtab täna selle rekka vett. Ergutame Mattias noormängilane kaasa tekka mitmele etapil ja täna ka väga hästi läheb, reka liigub natukene. Koppdistants on läbi, kohe libised natukene, hoia tempot, hoia tempot. Tipi, Mati! Tuleb! Jõuad, lõpp käes! Tipi! Kuku! Ja aeg, kohe kuuleme, mis Mattiase aeg. 39.79. Tere! Nii ja Taak alustab. Ergutame, David tegi Põlvas väga hea võitluse. Tõstis seal Atlas kive väga hästi. Ja samuti Traktor Vedras tegi väga hea tulemuse. Taavil on kohe poolstantsi läbi. Taavil, võta lühem samm ja tiheda. Vot nii, ja nüüd hakka. Davai, läheb. Ei võta nii pikka sammu. Viimane meeter, Taavil jäänud, on käega saaks Viska Taavli! kirja. Ja kohe kuuleb ära, mis on aeg. Когда можно, да? Можно. Готово? Да. Nüüd on 0 ja nüüd hakkame siis lugema kordusi. Üks kordus Jaanisel tehtud. Nii. 2 kordusi. 3 kordust. Ergutame. Teadras. 7. 6. Kordus Läti. 7. И последний. Давай. Давай, Последний раз, давай! Ja все, и время. Nii näete, kus maamütsus ja tolm on üleval. Lõppu.
nii, aga kui on säärikid seljas, siis Jaanus Köst ja Richards on valmis. Vile on kõlanud, Jaanus on siin minupoolse serva siis ja ergutame. Kõige noorem ja kõige vanem võistleja täna võistlustules siin. Üks kordus Jaanusel tehtud. 2 kordust. 3 kordust. 4 kordust. 5 kordust. Maa müriseb 300 kilogrammi, rehvi kukub vastu maad jälle. 6 kordust. 52-aastane mees, 19-aastane mees. 7 kordust. Kaasa, kohe siin lõpetama oma võistluse rehvi kantimises ja tehtud. Nii, Jaanus sai rehvi kantimise poole, kuid Richards veel lõpetab nüüd. Ja saame kohe panna ka kirja aja. Kohtuniku vile on kõlanud ja läheb kohe rehvi kantimiseks. 1 kordus. Lähevad väga võrdselt. Mattias ja Kaido 2 kordust olemas. Kes keda praegu, kas Mattias või võidab Kaido? Ergutame. Mehed lähevad võrdselt. 4 kordust mõlema mehel. Nüüd on sekundite küsimus. Punktid. 5 kordust tehtud. Mattias on grammike sees. 6 kordust. Nii, Mattiasel tuleb 17 kordust ja viimane kordus. Kas Mattias lõpetab enne? Ei, läksid rehvid natukene kokku. Niimoodi Mattias lõpetab. Ja Kaido ka. Teeme aplausi, siin tulid ka väga head ajad. Kohe saame teada, kas tulevad parimad tulemused või siiski. Romek on Kaido pika staažiga võistleja, kogemusi on. Minna liidriks kogu sarja arvestuses ja Romek siit paneb tempo peale, tahab saada kindlasti siit ka head aega. Proovib sealt rehvi keskelt tõsta, mitte niivõrd maast, aga sellega võib olla teistpidi aega kaotada. Alt peab võtma, jah, kohe kiiremad. Nüüd läks tuli veel ilusti. Nüüd läheb hoopis teine tempo. Niimoodi. Väga hästi läheb, tahab olema. Siit, kas on tulemas ka parim aeg, saame varsti teada. Romek jaoks on kindlasti olulised need punktid. Nii, Romek ütles, ma seda ei ütle, mis Romek ütles, ma ütlen, et kõige paremini läinud, ütles Romek. 34-51, kui keegi tahab 50 euroga ära osta ja keegi kõrvalt ütleb, et see on liiga odav, ma ostan ise ära, pakub 51, siis läheb oksjoniks. Ja ergutame 105 kilo palgil. Üks kordus tehtud. Nii Richard loobus. Ühest korrast. Ja ergutame. Läheb, saab üles, 2 kordust oleks vaja teha, aega veel on. Oli raske, puhas töövõit, 2 kordust. Nii, ja ergutame, davai. Vadim Rasik, 110 kilogramm. Давай, ребята, работаем. Хорошо. Еще один надо. Время есть. Давай. Ребята, работа. Хорошо. Все. Аплаусы.
lähed, võib külge panna, 75 sekundit kontroll aeg. Ville Kõlas. Üks. Ergutame. Mehed peavad tööd tegema 75 sekundit siin järjest. 2, aga hea, 4 kordust on parim tulemus. Lätlasel on praegu ees, kas saame lätlusest mööda? 3, aga hea, 26 sekundit läinud 3 kordust, Taavi on heas tempos. Kaido läheb ka väga hästi. Ja Taavil 4 kordust kirjas. 40 sekundit kulunud. Nüüd on vaja lätlasest rohkem teha. Kaidol 5 kirjas. Kas tuleb Taavil ka 5 kordus ära? Tuleb Taavi. Suru üles, vähemas 5 kordus Taavi kirjas. 1 minut on kulunud aega, 15 sekundit on aega. Taavi loobub, erutame Kaidot nüüd. Kaido, kas tuleb 6 kordust ära? Tuleb Kaido, väga hästi oli see. Väga ilus kumb oli siin. Nägite, kus mehel oli tehnika. Alla istega ilusti. Ville Kõlas. Nii, Romek surus esimese üles juba. Mattias läheb. 1 olemas. Üleval ja korralikult tuleb fikseerida üleval. Korralikult fikseeriga raskus üleval. Kuulab kohtulik ära. Nüüd üles käed sirgu. 2. 30 sekundit on läinud aega. 6 kordust on parim tulemus. Väga hästi, lükka, vaidles. Nii olemas, 3. Võistlejad pangid paremini endale paika, kui te eemale viskate teie enda aeg. Nii, 52 sekundit läinud. Mattias jõuab veel 1 korra. Jäänud veel 15 sekundit. Korralik tõuge Mattias ja surub käega üles ja läheb üleval. 4. Nii, 5 sekundit aega. Ja Ville Kõlas. Aastal 2017, et 10 aastat tagasi eurodena. Nii, Jaanus alustas ja 230 kilo on raskust ja Jaanus saab tulemused vähemalt kirja. Mõõdulint, et sa mõõdulindi siia ka, et sa mõõdame ära tulemuse. Pritsumehed lasid natukene vett, mis kandus ka siia, kes siin lähemal olid. Läti poisid kohe alustamas võistlemist, nii et erutame ka Läti poisse, et nad tuleks ikka Eestisse teinekord ka võistlema, et oleks hea kogemus. Aga nüüd Ville Kõlas, vaja ruttu joosta, jalg joonele panna ja tagasi. Ergutame. Richards on ees praegu natukene. Richards jala joonele, Richards hakkab tagasi tulema. 230 kilo on raami raskus. Davai, Ramonton. Nii, Richards sai oma tulemuse kirja. Ja Jaanis, davai. Richards läheb energialt üle veel ergutada. Davai Jaanis.
Чуть-чуть еще, чуть-чуть. Вот 3 метра еще. Давай. Давай 1 раз еще. Оп, и все. Nii, Mareks ja Intars siis võistlustules. Siin jälle vaja kiiresti joosta, sinna tagasi, kes teeb kiiremini, see saab parema tulemuse. Nii, Ville Kõlas erutame 230 kilogrammi, veestit 300 kilogramm. Davai, süda toose. Mareks läheb praegu ees. Ja Mareks lõpetab ja Ingars ja olemas. Oot, siin oli juba tõsine jooksmine, tõsine andmine. Oli mida vaadata, mehed panid tempo peale. Loomulikult fännid ergutavad. Tulemus oli tõesti hea. Mareks tegi siin praegu 19.32 ja Intars Mareks сейчас первое место это задание. Jalgjoonele ja ruutu tagasi. Nii, võistlejad valmis. Nii, Ville Kõlas. Matjas paneb tempo peale ja Romek ei jää sugugi maha, jalgjoone peale, nii ja tagasi ja läheb, Matjas paneb ruttu siit veel mööda ja saab ka grammi võidu, väikse võidu sai Matjas praegu Romeki ees, et ka siin oli väga tõsine andmine. Aido Kuusik ja Taavi Toom siis võistlustules viimane võistluspaar. Ja Ville Kõlas, mehed, kes on esimese teise koha peal praegu siin. Taavi jagas Rometiga ees kolmandalt küll jalgjoonele ilusti ja tagasi ruttu. Ja Taavi tuleb natukene grammikese ennem, kas ta lööb ka Matjas aega ja Kaido lõpetab. Kaido tuli rahulikult, mis ikka tormad. Tark ei torma. Ja saame teada kohe ka ajad. Mis asja? Jaanis on paigas, Richards tuleb ka kohe. Jaanis. Richardsil 30 punkti, Jaanise 31 punkti. Ja Kil võrdsed punktid. Nii, Ville Kõlas ja nüüd lähevad. Nii, selline raskus, jah, paneb üle serva. Nii, üks kord rehvi vaja, 300 kilo. Pulss on üleval, ega see ei ole nii sama lihtne enam, et nüüd on vaja ja 90 kilo palki vaja tõsta. Ja üles. Nüüd on korras, davai. Работаем, ergutame. Еще. Последнее задание. Давай. Еще чуть-чуть, Янис. Давай. Vot selline võistlusala tuli välja. Nii, ma ei tea, mis nüüd saab. See tiitel läheb. Ja, aga mehed on tublid. Nii, Ville Kõlas ja ergutame. Lõunanaabrid võistlemas.
Indars läheb eespool natukene, Mareks tuleb järgi, ükskord rehvi ja kohe tuleb ka Balti 90 kilo. Olemas. Rehvi tagasi 300 kilo, üks kordus. Nii, ja nüüd on vaja viia see Palvanka ka 140 kilogrammi tagasi. Davai, работай. Чуть-чуть еще. Вот так, хватит. Nii, ja erutame Mareks leidis. Mareks, davai. И все. Nii, palki mitu korda kohe teha, teised mehed niigi raske, tempokas pähe selja taga. Ja Kaido proovib korra läbi, mis tunne on? Tunne on hea, raskus väga raske ei ole, lihtsalt ebamugav on. Nii, ja Vile kõlas. Mehed alustavad, erutame. Esimene serv üle, läks Kaido väga hästi. Nii, kohe ref ka. Läheb. Nii, mehed läheb väga võrdsed, nüüd on vaja palka ära tõsta. Ja alla Kaido olemas. Nii. Taavi on kohe järgi hingamas, nii nüüd on vaja terve see raskuselt üle joonega vedada. Läheb, Kaido maha ei pane. Tõsta ilust üle serva, keskelt võtta kinni rohkem. Ja veel üle natuke, vot niimoodi. Kombineeritud ala on raske, läheb Taavi. Tõsta üles. No ergutame, nii ja sai üle lõpujoone. See lõpp läks raskeks. On alles korraldaja, tahaks seda meest näha, kes nii kuuma ilmaga siukse ala välja mõtleb. Ja teeme Taavile Veseloja aplausi, Taavi on see pikali maas, et mees kõvasti pingutas. Mees olla jõuas, lähed võistlema. Siis tuled kohale. Plannaks asjad ette, sulle valmis ja siis tuled, teed oma võistlusalad ära, lähed koju. Nii, ja plats on valmis. Vile kõlas, Mattias ja Romet lähevad, mehed on võrdsete punktidega ja nüüd kes keda. Nii, mehed lähevad siit väga võrdsed. Nüüd on vaja palk kiiresti üles saada. Nii, olemas. Ja nüüd läks kiiresti. Kes keda. Ja ergutame, tempo väga kiire peal. Ramek lõpetas esimesena ja Mattias lõpetas teisena. No oli tõsine andmine, mina jooksin ainult mikrofoniga ja mul võttis juba pulsi ülesse. Ja oli raske tempos püsida. Nii, kohe saame teada punktid. Kaheksas koht. Svoje mesta Richard. Richard, 37 punkti. 7. koht. Svoje mesta Janis. 6. koht. Svoje mesta Indars. 5. koht, peatajameesta Mareks leidis. 4. koht, 19 punkti, Taavi Toom. 'Taavi läks viimasena lahti natukene, aga väga hea esitus oli Taavil.
17 punkti, kolmas koht Kaido Kuusik, nii et tasus tulla, mees tuli viimasel hetkel, kui tegi sooja, aga sai auväärt kolmanda koha, saab ka juba karika ja 100 eurot kiilkupongi Under Armouri varustuse ostmiseks sportlandus. Käis tõsine andmine ja 12 punkti, teine koht Mattias Viinamaa. Poodiumi koht veel, hea sooritus. Rõnne saab juba suurema karika ja saab rohkem haatsed silmid nänni ja 200 euro kiigikaard ja A-karuselt spordikotist Riksilt Aia mööblit. Kui Ehiko rammumeeste sarja kolmanda etappi Valgamaa vägilane võitja 11 punkti, Robert Bell! Nii, abimehed, sekretäri tuleme siia pildi peale. Tuleme mehed siia poole rohkem auto ette. Nii, teeme võistlejatele. Jaa, alad, et tegelikult kõik olid väga head, aga vahepeal natuke kuumus andis tunda, et tegelikult tulemus ei olnud, kohad on kõigil aladel, need, mis ma just ootasin, et oli natuke tagasilöök, aga iseenesest kõik need alad sobivad mulle. Mul üldjuhul sobivad kõik, et võib-olla palk on mul natuke nõrgem ja tegelikult Atlaskivi on ka niisugune, mis tahab ikka harjutamist veel. Aga palk oli täna oli kerge ja Atlaskive täna ei olnud, et põhimõtteliselt kõik oli väga okei. Kui ära ei loetud, siis ma nagu kuidagi oli nagu sisemuses oli mingi segadus ja tahtsin nagu veel kiiremini teha, et tagasi seda kaotatud aega teha, aga siis hakkas, ma ei tea, kas see oli kuumus või igal juhul tundsin, et ei jõua, et lihtsalt nõrk, füüsiliselt nõrk. Muidu tugevad käed, jalad nõrgad. Ja naine ütles, et kui ma kokkuvõttes ei võida, et ma pean hakkama koeraga jalutamas käima ja see mulle ei meeldi. Ja siis ma võtsin kõik kokku, mis mul võtta vähegi oli ja proovisin Mattiast võita. Ja kui nüüd sellest viimasest takistusest ei saa